nii ristküliks siis. Ja sul on vaja teha selline asi nagu 2 korda, mis need olid 3,2 ja 5 1/3. Kuna seda 5 1/3 teha arvudeks. Ehk nagu 5 komma võtta. Aga see ei ole väga hea mõte, sellepärast et ta tuleb perioodiga. 3,3. Pigem on 3,2 siis teha. Vaatame, mis siis saab, kui me 3,2 teeme see 3 täisosa. Ja mis siin edasi? Mis need on siin? 2 mida? Ma sain vastuse. Kui meil on ühelisi 3, siis 2, mis see on? 2 mida? Ma tahan selle kõigepealt segaarvuks teha, selle 3,2, et ma saaksin need kokku liita. 3 täis ja... Palju sa said? 17, 2, 3. Täitsa võimalik. Ma antasin selle 17, 1, 15. Pärast kontrolli. Tead, aga ma tahaks teada saada, mis sinna alla. Sellepärast ma küsingi, kui need on ühelised, siis need on, kuidas neid kutsutakse? Vaata, kui sul on selline arv nagu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Need on ühelised, need on kümnelised, need on sajalised. Aga need on, kui sul on selline arv nagu 0,1, sellise arvuna, mis on üleval, mis on all? 1 kümnendik. 1 kümnendik, jah, need on kümnendikud. Seega siia tuleb 2 kümnendikku. Pärast saad lihtsamaks teha. 3, 2, 10. Mul läks seda hästi meelest ära. Nüüd ma sain aru. Oli ka ammu, kui te seda harjutasite. Ja me vahepeal tegime kaaledega, aga ma isegi ei mõelnud selle peale. Ma liidan täisosad eraldi kokku. 3 + 5 on 8. Ja nüüd on osamäärad vaja kokku siia veel juurde liita. 10 ja 3 vaja leida ühine jaotus. Selline arv, mis jagub nii 10 kui 3. Mis arv see võiks olla? 30, jah. Lähme 30 siia alla. Kui meil on 2 kümnendikku, siis mitu 3 kümnendikku see on? 6. Sest me korrutame 3, eks ole. Ja siia tuleb siis veel, kui on 1/3, siis mitu 3 kümnendikku see on? 10, korrutame 10. Saime sellise asja. Seda saame veel edasi teha. 8 pluss, üles tuleb 16 3 kümnendikku. 2 korda 8 pluss, neid arve saame lihtsamaks teha. Millega saame 16 ja 30 läbi jagada. Just, Henri näitab 2, kes me saame üles 8 ja alla 15. Me saaksime 2 moodi teha. Korrutada need omavahel ja korrutada need omavahel ja kokku liita. Või liita need kõigepealt kokku. Teha see liigosa määraks. Ja kuna seda esimest varianti õpitakse rohkem 8. klassi tasemel, siis teeme selle 6. variandi. Mis seda 8. klassi tasemel järgi? Ehk 8 korda 15 pluss 8. 8 korda 15 on kui palju? 120. 120 ja pluss 8 on 128 ja alla jääb 15. Siit edasi siis juba 2 korda 128 on 256 ja alla jääb 15. Ja seda vist lihtsamaks enam teha ei saa. 5 + 2 on 7 + 13 ja ei saa. Kui ta just ei jagu mingi 13-ga või ma ei tea. Täisarvuks ei saa teha. Vaata, mitu korda 15 siia sisse mahub. 1 kord 25 sisse, 10 jääb üle ja 106 sisse 5 korda 75, 6 korda 90, 7 korda, eks ole. Siis on 17, mis seal siis edasi tuleb. Või 17, 1 15 jah, on nii. Jõudsime sama tulemuseni. Ma tegin teist. Ma tegin seda, et ma tegin 5 1/3 ja 3 20 tegin selleks ühenimelisteks. Aha. Ja siis ma sain, korrutasin selle, liitsin need kokku, korrutasin 2-ga ja sain vastuse. Jah, et sa tegid siis niimoodi, et siin on 3 korda 10 pluss 2, et 32 kümnendikku. Ja... Nii väikestest arvudest oli nii suur arv. Noh, kas see 17, 1 15 just suur on, aga... Nagu nendest... Jumal tänatud see lõppes. Yes!